Tere! On pikalt juttu olnud sellisest asjast nagu autosuvilad, sellest on palju juttu olnud, aga nende klassifikatsioonist, mis on premium, mis ei ole premium, kes on mis klassi tootja, nad on tegelikult klassifitseeritud väga mitmesse klassi. Seda klassifikatsiooni on tootjate puhul kasutatakse ka erinevalt ja seal on veel mitu erinevat ülesehitust sel klassifikatsioonil. Ehk alustame otsast peale. On entry level ehk siis algtase, mis tähendab siis seda, et tavaliselt on nad siis tehtud kõige soodsama versiooniga ja seal on kahte erinevat sorti tootjaid, kuhu nad rõhku panevad. Kas nad panevad rõhku disaini või kvaliteeti, sest kahte asja korraga odava raha eest ei saa. Järgmine klass on keskklass. Keskklassi tootjad täpselt samamoodi, mõni paneb meeletu rõhu disaini, hästi edevneb välja, aga ülesehitus seal taga on niisugune Siis tuleb selline klass nagu premium. Premium klassis on juba pannakse rõhku nii disaini kui ka ehituskvaliteet. See nüüd on niisugune põhiklassifikatseerimine ja sealt edasi on veel premium liner klass, mis on siis juba täiesti teistsuguse ülesehitus. Samas on autod nad klassifitseeritud veel on hinna järgi, mitte ainult ehituse järgi. Hinna järgi on see samamoodi entry level ehk siis algtase, keskklass, siis on olemas economy premium klass, mis on selline kõige keerulisem klass, on economy premium, kus on tihtipeale seda, et masina disain on premium, kvaliteet on keskklass, hind on premium. Ja edasi on muidugi siis puhas premium ja premium liner klass. Kes kuhu liigitub? On väga ilusti on olemas selline CVIT, katusorganisatsioon Euroopas, mis ühendab siis neid autosuvila tootjaid, kus saab siis selle info kätte. Ma kahjuks neid brände ja asju siin kõiki ei hakka ette lugema, kuid lisan sinna juurde just eriti premium ja premium liner klassis, kus kohas tuleb siis nende vahe versus keskklass, entry level ja sealt algtasemel. Premium klass on alati teistsuguse ülesehitusega, kui on algtaseme, ehk siis sealt juba tuleb vahe sisse sellest economy premiumist. Premium klassil on tihtipeale siis kas mööblit tapitud, teibid vahel, kere jäikus on teine, et saavutatakse see mõnusam heli, mõnusam kasutusmugavus, et ta ei oleks nii lärmakas seest ja hoopis teine asi. Ehk väga pikk, keeruline jutt, kuid kel huvi on, meil on need tabelid siin täitsa müügisalongis olemas, võib tulla küsida nõu ja omale selgust saada, mis on mis tootja. Aitäh!